Vene president Vladimir Putin lobises ootamatult välja ja ütles kogemata, et praegu valitseb Ukrainas rindel täielik pariteet Ukraina relvajõudude ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude vahel. See üllatas paljusid, sest selline fraas polnud ilmselgelt planeeritud ja see on tegelikult tunnistus sellest, et Venemaa on nüüd rindel olukorra poolest Ukrainaga võrdses seisus. Ja üldiselt rääkis Vladimir Putin Peterburi majandusfoorumil esinedes rindest palju huvitavat. Lisaks vastas Vladimir Putin agressiivselt Vladimir Zelenski avalikule kirjale, öeldes, et ei näe mõtet isiklikuks kohtumiseks, kuna Venemaa soovib oma eesmärke saavutada just sõjalisel teel. Aga samuti lobises Vladimir Putin välja, et tema ja Zelenski vahel on siiski olemas teatud sidekanal. Nagu Putin ütles, sõidab üks ärimees Moskva ja Kiievi vahet ning edastab sõnumi. Ja täna avalikustati juba selle ärimehe nimi. Selleks osutus Roman Abramovitš. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Peterburi foorumil rääkis Vladimir Putin väga palju huvitavat, kuid enamasti olid kõik tema sõnad propagandistlikult ettevalmistatud, kuid mõnes kohas lobises Vladimir Putin ootamatult välja. Vladimir Putin tunnistas ootamatult, et Venemaa majandus on tõesti kokku varisenud, kuid lisas kohe, et see on langenud tasemele, mis Euroopas on juba aastaid olnud. Seetõttu pole see tema sõnul nii hirmus. Või vastates Zelenski sõnadele Venemaa diktaatori valuse kohta, ütles Vladimir Putin, et kuulge, maailmas on ka vanemaid presidente ja see pole üldse midagi hullu. Aga oli ka mitu kõnekamat hetke. Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi plenaaristungil korraldas Vladimir Putin näidisdialoogi saaliga, kutsudes esinema USA ja Euroopa esindajaid. Esimesena sai sõna USA kaunite kunstide komisjoni juht Rodney Mims. Ta edastas tervitused Ameerika presidendilt Donald Trumpilt ning kiitis Moskvat ja Peterburi. Midagi erilist ei olnud. Seejärel esines Euroopa Parlamendi saadik Rumeeniast, Diana Jovanović-Šišake, kes esindab paremäärmuslikku parteid SOS Rumeenia. Ta ütles, et Vladimir Putini saavutused peaksid olema õppetunniks kogu Euroopa Liidule ja nii edasi. Siinkohal tuletan lihtsalt meelde, et Šišake kodumaal on tema vastu algatatud ähvardusi. Kriminaalasjad 11 paragrahvi alusel, sealhulgas holokausti eitamine ja sõjakurjategijate ülistamine. Ja kolmandaks, niinimetatud lääne esindajaks sai endine Austria välisminister Karin Kneißl. See on see, kellega Vladimir Putin, mäletate, tema pulmas tantsis. Pärast seda sai ta koha Rosnefti direktorite nõukogus ja 2022 aastal kolis ta lõplikult Venemaale elama. Ja siin juhtus midagi kummalist, sest Vladimir Putini kõne läks ilmselgelt plaanis kõrvale. Kneißl ei kiitnud seal lihtsalt Vladimir Putinit, vaid küsis äkki Putinilt droonide ja uue reaalsuse kohta rindel. Selle peale vastas Vladimir Putin, et jah, tõepoolest tuleb tugevdada Venemaa õhutõrjet. Ja siis väitis ta, et Ukrainal, kuulake nüüd, pole üldse õhutõrjet, aga Venemaal on see olemas. Aga asi on selles, et just see küsimus lõi Vladimir Putini rivist välja. Ja tema läbimõeldud, selge, läbimõeldud legend Vene armee võitudest rindel lagunes äkitselt koost. Ja edasi tsiteerin Vladimir Putinit. Kui te selle küsimuse esitasite, siis ma vastan. Lahinguväljal on kuskil pariteet, kuskil on meil mõningatel lõikudel ülekaal. See puudutab ka seda kauglennundust, sellist lennuki tüüpi. Tegelikult ei kujutaks endast nii suurt ohtu, kui oleks õigel ajal vastu võetud vastavad otsused ja suurendatud vastavaid võimekusi. Aga need on ju madalal lendavad ja aeglaselt lendavad sihtmärgid. Tõsi, juba ilmuvad ka reaktiivmootoritega droonid, kuid ka neid saab põhimõtteliselt sõjaliste vahenditega tõrjuda. Ja siin saal lihtsalt jäi vait ja propagandistid hakkasid närviliselt toolidel nihelema. Veel kord Vladimir Putin tunnistab otse välja, et Ukraina ja Venemaa vahel on lahinguväljal pariteet. Ja pariteet, kui keegi äkki ei tea, tähendab täielikku võrdsust.
see on võrdusmärk. Ja see on Ukraina, mida Vladimir Putin tahtis. Ajada Venemaa pariteedi seisundisse. Ja Putin ütleb, et jah, praegu on lahinguväljal pariteet. Ja tema enda sõnade järgi ei ole Venemaal eelis igal pool, vaid ainult mõnes kohas, teatud rindelõikudel. Kuigi veel eile Vladimir Putini enda sõnade järgi ründas Venemaa kõigil suundadel ja liikus igal pool edasi. Veelgi enam, Vladimir Putin tunnistas, et Ukraina droonid löövad Venemaad väga valusalt, kuid Venemaa ei suuda praegu sellega midagi ette võtta. Seepärast ta ütlebki, et kui oleks õigel ajal otsuseid tehtud, poleks ka sellist kahju olnud. Aga ma tuletan meelde, kes Venemaal teeb absoluutselt kõik otsused. Viimased 26 aastat. See on Vladimir Putin. Ja Vladimir Putin ütleb, et jah, me ei teinud õigel ajal vajalikke otsuseid. Ilmselt sai ka Vladimir Putin ise aru, et ütles midagi üleliigset ja seetõttu läks ta üle Volodõmõr Zelenski avaliku kirja kommenteerimisele. Noh, et siis nagu tõeline Peterburi tagahoovi kopnik rünnata oma vastast. Aga selles kirjas oli midagi, mis Putinit väga puudutas. Ta muidugi üritas kiidelda, naeratada, tögada, aga ei. Näiteks ütleb Putin. Mõned asjad, millele ma siiski juhin tähelepanu. Tema, see tähendab Zelenski, mainis minu vanust. Noh, mis ma oskan öelda? Vanuse peale peaksid kõik mõtlema. Mõned poliitikud on minust isegi vanemad. Aga peamine pole vanus, vaid teovõime ja töövõime. Nii et Vladimir Putinit ikkagi riivab see, et ta on juba vanake, ta on juba nõrguke, võrreldes Zelenskiga on ta nõrguke vanake ja see puudutas teda. Samuti väitis Putin, et Zelenski kiri sisaldab ebaviisakuse elemente. Tema sõnul on selle kirja eesmärk luua tingimused, et nende kohtumine oleks võimatu. Kuid samas ütleb Vene diktaator ise, et tal ei ole plaanis Zelenskiga kohtuda. Tsitaat. Ma ei näe mõtet meil kohtuda. Ukraina poole mõte on peatada meie pealetung, aga meil on vaja kokkuleppeid. Enne kohtumist Zelenskiga tuleb leida lahendus konflikti reguleerimiseks. Venemaa hakkab taotlema Ukraina denatsifitseerimist. Noh, ma ei hakka täielikult kommenteerima seda Vladimir Putini vastust. Ta ütles alguses, et jah, mis see kiri siis on? See on mingi paber. Peskov sokutas mulle selle paberi. Aga kogu tema vastus sellele paberile võttis muideks üle 10 minuti. Ta jahus üle 10 minuti sellest, et see on mingi paber ikka, mis tuli ja üldse ei pööranud sellele tähelepanu. Aga märgin ära, et Vene diktaator sõnul kohtus üks Vene ärimees 21. mail Kiievis Volodõmõr Zelenskiga ja Putin väitis, et Ukraina president olevat öelnud ärimehele, et tahab isiklikku kohtumist Venemaa juhiga. Ja see on huvitav. Täna teatas Ukraina saadik Aleksei Gontšarenko, et tema andmetel kohtus Vene ärimees Roman Abramovitš Ukraina presidendi Zelenskiga Kiievis just 21. mail. Vene meedia vihjas samuti, et just Abramovitš edastas sõnumi Kiievist Moskvasse. Ja siin ma tuletan meelde, et 2022. aasta kevadel viibis Abramovitš isiklikult Venemaa ja Ukraina läbirääkimistel Istanbulis. Kremlis märgiti, et ta oli kaasatud teatud kontaktide tagamisse Moskva ja Kiievi vahel, kuid ei olnud Venemaa delegatsiooni ametlik liige. Kiievis nimetati Abramovitšit äärmiselt tõhusaks vahendajaks Venemaa ja Ukraina vahel. Ja nüüd näeme taas, kuidas tema nimi Ukraina ja Venemaa väidetavate läbirääkimiste kontekstis taas esile kerkib. Juba 2023 aastal ilmusid teated, et Vladimir Putin olevat salajase määrusega andnud Abramovitšile Venemaa ametliku esindaja staatuse läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega Ukraina vastu peetava sõja lahendamiseks. Ja kuigi Abramovitš ise seda eitas, ei kehtestanud USA mingil arusaavatul põhjusel tol ajal Abramovitši enda vastu sanktsioone, kuigi teised Vene oligarhid sattusid sanktsioonid alla. Ja siin tuletan meelde, et Wall Street Journal kirjutas allikatele viidates, et sanktsioone Abramovitši vastu palus Washingtonit isiklikult Volodõmõr Zelenski mitte kehtestada, viidates sellele, et ärimees võib saada vahendajaks läbirääkimistel. Ja nüüd kuuleme taas Abramovitši nime just nende samade läbirääkimiste kontekstis. Siin minu arvates on mille üle mõelda. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!